followerid langesid. Kaunis neiu, mina vaatasin telekat, nägin, et sina avasid selle muusikaauhindade gala täna, aga oled senimaani olnud nomineerimata. Kuidas selline asi siis juhtub, et ikkagi avashow'd saad teha, aga nomineerituks ei osutu? Ma ei tea, selles suhtes ma ei ole väga kaua ju tegelikult muusikat nüüd teinud. Seega ma arvan, et mul on aega selleni ja ma leian, et tuleb teha album. Et võib-olla saada kuskile siia nomineerituks. Aga kas see on üldse motiveeriv jõud, et saada nomineerituks, saada auhind muusikaauhindadel või on muusikamaailmas midagi muud, mis sind motiveerib? Kindlasti see on üks osa, aga ma leian, et artistina ma leian seda motivatsiooni igast päevast, nagu me kõik artistid, et selles suhtes see motivatsioon tuleb võib-olla täiesti suvalisest päevast, mida ei kujuta isegi ettegi, nii et you never know. Tead, meedia ikkagi kohutavad armastab neid juuksevärvi vahetusi, eks ju. Ja me kõik teame seda, et blondidel on alati lõbusam, aga mida uut ja huvitavat oled sa avastanud oma uut juuksevärvi kandes? Followerid langesid. Päriselt ka või? Ja nii kui ma postitasin uue pildi oma uue soenguga, siis followerid langesid. Aga see on ju hea, et see on halvad inimesed läksid minema, nüüd on ainult tõelised fännid. Jah, kuidas võtta selles suhtes, nagu ma vist nagu saan aru sellest, et meestele rohkem meeldivad blondid. Ma ei tea. Minu põhjus oli lihtsalt see, et kuna ma olin blondeerinud väga pikalt, siis mu juuksed hakkasid lihtsalt välja langema, seega ma otsustasin, et väike paus teha lihtsalt. Aga kas see kuidagi sinu muusikaloomet ka mõjutab, et sa nüüd ikkagi peegelpilt on ju teistsugune? Kusjuures ma mõtlesin selle peale, kui mulle tehti uus värv, siis ma mõtlesin, et kas mu attitude muutub. Ma olin seal peegli ees niimoodi, tegin niimoodi. Ma ikka midagi ei muutun. Ikka see sama Merini. Aga mis ootab sind ees uuel alanud aastal? Mina ei teinud mitte ühtegi lubadust selleks aastaks, küll aga mina soovisin, et mulle tuleksid hästi rasked olukorrad, et lihtsalt õppida. Ma räägin nendest asjadest mingi aja pärast. Praegu lihtsalt need asjad on käsil, need rasked olukorrad. Ja ma lihtsalt tahtsin, et tuleksid need rasked olukorrad, millest õppida ja paremini asjadest aru saada. Ühesõnaga, ma tahan see aasta lihtsalt täielikult õppida. Vau, see on väga valgustav lähenemine. Ma ei tea, kuidas sa küll suudad seda, aga ma ei hoia sind rohkem kinni. Ma tänan sind väga ja soovin, et need rasked olukorrad mööduksid. Jah.